No ütleks niimoodi, et see, mida me praegu nagu teame, on see, et kõige olulisem on, et inimesel oleks tehtud esmane vaktsineerimine. Nii et kui meil oleks, nii nagu on näiteks Taanis või ka teistes riikides, et täiskasvanud inimestest on üle 90% esmaselt vaktsineeritud, siis nemad saavad pidada intellektuaalselt huvitavaid arutelusid, et kellele ja kuna me siis neid tõhustusdoose tegema hakkame. Teisalt, mida me aga tegelikult näeme nagu erinevatest riikidest kogunenud andmete kohaselt on see, et selle esmase vaktsineerimise tõhusus, ükspuha, kas me räägime mRNA vaktsiinist või adenovektorvaktsiinist, tegelikult aja jooksul hakkab nõrgenema just nimelt selles osas, et kas meil kontaktijärgselt tekib ülemiste hingamisteede infektsioon, nii et vaktsiinikaitse ajas väheneb. Vaktsiinikaitse raske haigestumise eest tegelikult praeguste andmete järgi püsib ikkagi jätkuvalt hea, aga hakkab vähenema just nimelt nendes, ütleme, eakate vanemarühmades, kelle haigestumus ka rasketesse haigusvormidesse suureneb. Ja sellepärast meie soovitus on see, et need inimesed, kes on 65 aastat ja vanemad ja kellel on möödas juba pool aastat esmasest vaktsineerimisest, peaksid minema kindlasti tõhustusdoosi saama, et kaitsta ennast haigestumise ja ka potentsiaalselt raske haigestumise eest. Nüüd nooremates earühmades peame ütlema ka seda, et see, mida me võib-olla statistikas ei pea tingimata raskeks haigestumiseks, inimese enda jaoks võib olla ikkagi ebameeldiv. COVID-19 põdeda ka kodus ei ole tingimata lihtne ja me teame ka seda, et COVID põdemise järgselt võib tekkida ka see niinimetatud pikk COVID, mida küll vaktsineeritutel tekib poole vähem, kui nad haigeks jäävad, võrreldes mitte vaktsineeritutega, aga see risk on ikkagi olemas. Nii et sellepärast saab olema võimalus ennast tõhustusdoosiga vaktsineerida ka noorematel inimestel kui 65 aastat vanad, kui neil on siis teatud aeg sellest esmasest vaktsineerimisest möödas. Nii et põhjused on ikka need samad, mis esmaselt vaktsineerida, et kaitsta ennast, et pidurdada nakkuse edasiliikumist, et hoida elu võimalikult avatuna, piiranguvabana, et kaitsta oma vaimset tervist ja edendada hariduse, kultuuri ja majanduselu meie enda Eestis. Ja mina haiglas töötades siis ütlen, et meil on ju kahetine roll meditsiinitöötajatel, et me kaitseme iseennast ja kaitseme ka oma patsiente, eks ole, ja et meil haiglas meil jätkuks meditsiinitöötajad, meil jätkuks personali, meil ei oleks seda tohutut ülekoormust, me ei peaks tegema tohutuid ületunde, siis selleks on vaja, et meie inimesed jaksaksid ja oleksid ja seetõttu on see tõhustusdoos ka, et nad kindlasti, kui nad on selles keskkonnas ja puutuvad kokku nende haigetega, et nad oleksid ise kaitstud ja et meil jätkuks just see, et meil sellest nappidest oleks neid meditsiinitöötajaid, et see on hästi oluline.